28. detsembril käisime Pärnus külas vanaemal, emal ja vanavanaemal ja ka vanatädil. Siin on Pärnu linna maskott Vovka. Ja nüüd me hakkame Pärnusse jõudma. Siin on palju alpinismi huvilisi, saab ronida. Aga siin me näeme uut ja vana. Aga see vana tehakse nüüd ilusaks. Ja see on nüüd üks sihtmärk, kuhu me jõuame üpris varsti. Poisid on põnevil, tahavad saada vette. No nii, kas see on nüüd VTK valmis tööks ja kaitseks? Esimene suplus. Riietusruumis jahedas basseinis. Ja varsti tuleb ka lava pealt Sergo. Ta vajab jahutust. Kui selles basseinis käidud, edasine läheb suurde saali. Raigo mõnuleb soojas vees. Ega Kristolgi kehva pole. Talle ka meeldis seal. Läks proovis titekast alla lasta. No see oli ikka päris titekas. Aga siin proovis juba kollase toru pealt. See oli soojenduseks. Selline kollasest torust oli talle natuke lahja ja järgmisena lasi mustast torust alla. No küll siis ikka imestati, küsiti, kui vana poiss on, et üksinda sealt alla lasi. No, 4-aastane. Välismaalased muudkui vaatasid, imestasid ja kiitsid. No, aga ega teisedki kehvemad ei ole. Igaüks ikka selliselt kõrguselt vette ei hüppa. No, Raigo tegi alguse. Ja nüüd on Sergo kord. Hops! Ujumine on päris mõnus, kui saad vooluga kaasa ujuda. Ja kui ka vanaisa kõrval on. Ma ei tea. Otsi ees. Seal sai päris mitu ringi teha. Ja nüüd oleme Paradiisi saunades. Seal on sellised ka mõnusad basseinid. Ja selles oli päris kuum vesi. Algul ei jõudnud ei saanud nagu sissegi minna. Aga teises oli selle kõrval juba päris selline normaalse soojusega vesi. Ja siin sai ka vee all olla. Sai proovida, kuidas saab põhja minna. Kas saab põhja kätte. Raigo üritas siin selili midagi. Kristo tuleb nüüd vette siin. Hoppa! Kas ujudes saab põhja? Jalad igatahes ei ulatanud põhja.
nüüd lülitatakse midagi sisse. Ohoo. Sellepärast need inimesed seal ongi. Mõnulevad seal nii-öelda mullide peal. Ja see toru läheb õuest läbi, see on tuubitoru. See oli poistel üks lemmikatraktsioon. Nii kui Kristoga sealt läbi sõita sai, nii kohe pani jooksuga uuesti üles tagasi. Ja jooksuga läkski. Ja saigi meie päev läbi. Natuke nalja ka. Ja nüüd kodus. Huvitav, miks sellised varemed siin püsti on? Kas sõda on üle käinud? Ma arvan, et küll mitte sõda. Aga maha ei või lammutada, muidu ei saa nii kõrget uuesti asemele ehitada. Aga see on üks väga ilus jõulukuusk Hommiku tänaval Pärnus. Tasub minna, restoran väga kihtsel kõrval kohad on ja köök on väga hea. See maja oli kunagi ohvitseride maja, aga siin keskväljakul vaadake, kui ilus kuusk on. Ja Eesti lipp lehvib. Kujutage vaid, sinimust valge. Uue aasta kaunistused keset linna. Ja kitsarõõpmellise raudteevedur. Minagi olen kitsarõõpmellisel reisinud. Nii väike maja, kas kinnisvara müüb nii väikseid maju? Vanasti oli ka suuremad majad Pärnus. Aga sellist vaadet pole ma varem näinud. Kus kohal see on? Ilusad kaunistused, kas pole? Jõuludeks ja uueks aastaks. Ka siin on päris värvilised tuled. Ja nüüd Munamäe kõrval uisuväljak. Peaaegu sama suur kui siis, kui mina väike olin 55 aastat tagasi, kui seal käisin. Tänava peal Pärnu hotelli kõrval. Pimedas on väga ilus. Ja see on nagu seen, punane seen. Kas müüakse seda? No muidugi, linn on ilusti kaunistatud. Ja Raigo on nüüd siit ühe suure ampsu võtnud. Rüütli tänav pimedas, valgustatuna. Ja nüüd uues kohas, kas teate, kus see on? Ja uued atraktsioonid. Raigole meeldis seal elevanti seljas ratsutada. Ja jääkarud siia Pärnusse jõudnud. Ja Endla teater muidugi väga ilusa kuusega. Kes teab, mis sorti kuusk see oli. Ja nüüd hüvasti Pärnu. Ongi hüvasti. Teel kodu poole nägime sellist traktorit, kena ju. Ja Adaveres keegi tegi pimedas uisurada, kastis veega. Nüüd jõudsime Paju sisse, peremehed on kõrtsi tulnud jooma ja hobused jätnud ootama. Aga vastas majas, oi, mis seal katusel on? Tuleb vaadata, kes see on? Varas. Tuleb kõit mööda alla ja kott on täis hõbelusikaid.
Ja kuhu sa ikka pääsed? Nüüd oled sa pildi peale püütud. Aga vastasmajas peremehed on ikka veel soojas ja trimpavad laua taga, hobused ootamas. Ja see on meie Pajusi, see koht, kus meie elame. Jõudsime koju.